ma arvan, et inimestes on vaja natukene seda arusaama ja selgitada seda niinimetatud mahedat Setomaa ideed või maheda Setomaa ideed. Seda on meil endale vaja, et olla mitte ainult kultuuriga pildis, vaid olla ka maailmas pildis selle samaga, et me oleme see piirkond, kuhu võib julgelt tulla ka välisturist. Me ju tahame ise hästi elada ja me tahame pakkuda seda ka külalistele. Mitte ainult oma leelat või kultuuri, vaid me tegelikult tahame ka pakkuda seda keskkonda, kus me siin oleme. Meil on Setomaa väärtusteks juba praeguselt hästi traditsiooniline kultuur, mida me saame tegelikult väga hästi põimida ka olemasolevatesse näiteks maavaradesse. See on seesama Värska vesi, kuulus Värska vesi, Värska muda. Meil on tegelikult palju muid maavarasi veel, savitehased on siin Setomaal mitmes kohas püsti olnud. Me oleme ääreala ja esimene meie ülesanne on see, et me hakkaksime mõtlema mitte sellest kui probleemist, vaid sellest kui võimalusest. Ja me oleme jõudnud täna selleni, et tegelikult me oleme Tallinna Riia keskel, me oleme 200 000 Pihkva linna ääres ja me oleme suur võimalus eestlastele, lätlastele ja venelastele. Ja see, et kui see välisturist ka meile tuleb, siis ta kõike seda tunnetab nagu, et see ei ole ainult kuskil butafooria kuskilgi, vaid ta tegelikult tulebki päris loodusesse, päris mahedasse piirkonda. Et see on meie eesmärk. Aga meie kõige suurem väljakutse on see, et kuidas kasvatada Setomaa isemajandamisvõimekust. See tähendab seda meie kaudu, et iga pere peab suutma ennast ise ära majandada, teenima omale leiva, et ta saadaks siin oma lapsi hoida ja omale töökoha luua. Teekond selleni, et me elaksime sellises mahedas keskkonnas ehk siis bioloogilises mitmekesisuses, kus inimene toetab loodust ja loodus toetab inimest, ei ole lihtne. Me tahame Setomaal võib-olla olla selliseks katsepiirkonnaks kogu Eestile. Palju see ikkagi maksma läheb riigile, kui me suudame inimesed sellesse uskuma panna ja inimesed ise hakkavad sellesse panustama, et Setomaa oleks mahe. Meil on mahe Setomaad sellepärast vaja, et hoida enda väärtusi ka järgnevatele põlvkondadele. Mu selja taga olevad need sibulad on ka võib-olla need kuldsed sibulad, mis on seal vapiks meile tulevad, et need on ju mahedalt kasvatatud ja just siin samas Setomaal.